Tere tulemast Sakulate podcasti, mina olen Heneli ja täna meil külas on Ette Liivak, kes tuli meile rääkima style coach imisest. Tere tulemast! Tere! Aga räägi meile lähemalt style coach imisest, et kuidas stiil mõjutab meie igapäeva enestunnet ja igapäevaelu? Ma tooks sihukese näite võib-olla, et kui sa peaksid tegema mingi presentatsiooni kuskil mingi teema kohta ja mina koostan kogu teksti, kogu presentatsiooni ja sina pead seda rääkima, siis tegelikult sa räägid kellegi teise teksti ja sa tunned ennast ebakindlalt, sest et sa ei tea, kas sa ütled kõik sõnad nii, nagu seal oli kirjas ja sul võib-olla tuleb närv sisse ja tegelikult stiiliga on, ma ütleks samamoodi, et kui me ei tea, kes me ise oleme või me etendame kedagi teist, siis tegelikult me olemegi ebakindlad ja ma ütlekski, et stiil on selline minu jaoks eneseväljenduse keel. Ehk et see väljendab tegelikult seda, kes ma sisemiselt olen. Ja kui ma kannan neid asju, mis teevad mind rõõmsaks või mis toovad esile minu karakteri, siis tegelikult ma olengi palju enesekindlam, ma teen palju paremaid otsuseid, ma saan võib-olla palju paremaid mingisuguseid pakkumisi või koostöid, ma jään silma inimestele rohkem, sest et kui sa oled enesekindel ja see tuleb seest poolt, siis tegelikult kogu su kehahoiak muutub. Su rühm muutub sirgemaks, su hääletoon muutub, su, ma ei tea, tempo muutub, kuidas sa räägid, et tegelikult siis sa lihtsalt tead, kes sa oled ja sa ei pea kogu aeg mõtlema selle peale, et kas ma teen õigesti, kas see sobib teistele. Ehk et jah, see on minu selline väljendus sellele, et kuidas see võiks mõjutada. Aga kuidas luua selline garderoob, mis töötab nii-öelda enda heaks? Garderoobiga on üldiselt selline asi, et inimestel puudub selgus, et probleem ei ole tegelikult selles, et meil on vähe asju, vaid meil ei ole selgust. Ja esimene asi, ma ütlekski, ongi siis see, et mitte osta asju juurde, vaid vaadata, mis sul päriselt juba seal garderoobis olemas on. Et see on tegelikult ka asi, mida ma aitan igapäevaselt oma klientidel teha, et ma lähen nende garderoobi, me vaatame koos üle, mis neil on, kuidas me saaks luua uued mingisugused kombinatsioonid, kuidas neid asju kanda nii, et need oleksid siis vastavalt sellele inimesele. Ja sealt siis tegelikult joonistub välja selline väga äge muster, et ma alati näen ära selle, kas inimesel on, et meil tihtilugu tekib see, et me ostame samasuguseid asju, ja siis meil on hästi palju samasuguseid asju, aga me ei oska neid ikkagi nagu kombineerida. Ja ma ütleks jah, et kõigepealt vaadata üle see, mis sul on, proovida panna see tööle ja siis vaadata edasi sealt, et kas midagi on vaja juurde. Sest et ma ütleks, et minu kogemus siiani näitab seda, et inimestel ei ole praktiliselt mitte midagi vaja. Et pigem meil on liiga palju asju ja see muutub koormavaks. Ja vaata ongi, et kui sa hommikul seisad seal garderoobi ees vaatad oma asju ja sulle tuleb selline tunne peale, et mitte midagi ei ole selga panna, siis see tegelikult ongi tingitud sellest, et sul on liiga palju valikuid. Ja meil on kõigil tegelikult igas päevas teatud arv otsuseid, mis me saame teha. Ja kui me kulutame neid otsuseid selliste asjade peale, et mida me selga paneme või mida me parasjagu süüa teeme või ma ei tea, kuhu me läheme sööma, et siis need olulised otsused tegelikult me varstame sealt nii-öelda neid otsuseid, et ma ütleks jah, et vaadata üle kõigepealt kriitilise pilguga, mis seal on ja siis sealt edasi hakkab see jooksma. Aga kui vaadata üle näiteks oma garderoob, kas on mingid nii-öelda esemed, mida võiksid olla siuksed vajalikud garderoobis, mis sobib justkui nagu kõigega, et juurde nii-öelda osta või kuidas sellega on? Ma ütleks, et väga oluline roll on aksessuaaridel. Et seda ma olen näinud hästi palju, et tavaliselt, kui ma käin inimeste juures vaatamas siis nende garderoobi, siis väga suur, esiteks üks asi on see, et inimesed ei tea, mis on nende kehakuju ja mis selle kehakujuga võiks nagu sobida. Aga teine asi, mis alati inimesi üllatab, mida minu meelest kriminaalselt vähe kasutatakse, on vöö. Et vööga tegelikult saab väga palju ära teha ja see on väga väike asi. Sul ei ole vaja mitu erinevat, piisab ühest korralikust ja tegelikult sa saad seda kombineerida kõikide asjadega ja sa võid teinekord proovida. Väga hästi on seda näha just kas teksapükstega või selliste võib-olla viigipüksid, kus on siis need väiksed tripikesed, et pane lihtsalt vöö peale ja vaata peeglist, kuidas tundub. Et see muudab kohe selle vaatepildi palju luksuslikumaks,
palju kallimaks visuaalselt ja see outfit tundub nagu rohkem selline, kuidas ma ütlen, ta oleks nagu läbimõeldud, aga tegelikult sa lisasid ainult ühe elemendi sinna, et see on niisugune väike salanipp, mida ma võiks soovitada inimestele. Okei, aga kuidas leida selline päris oma stiil ja mitte nii-öelda üritada kopeerida kedagi teist? Kõik algab ikkagi sellest, et sa teaksid, kes sa ise oled, ehk et see sisemine töö. Et ma ütlekski, et style coaching tegelikult on seespoolt väljaspoole töö ja see ei hõlma ainult seda välist poolt. Et kui ma teen läbi selle täisprotsessi inimestega, siis me alustame ikkagi sisemisest minapildist. Seda selle mõttega, et kui ma ütlen sulle näiteks, et ma ei tea, et vaatame sulle ägedad riided on ju, pane need selga, sa võid seda teha, aga sa tegelikult ei tunne ennast mugavalt seal, sest et sa ei ole võib-olla harjunud niimoodi käima, võib-olla see ei ole üldse sinu stiil on ja võib-olla see ei lähe kokku su igapäeva elurütmiga. Ehk et see on ainult niisugune väline asi ja üsna kiiresti inimene tegelikult läheb sinna oma mugavusse tagasi, oma vanasse turvalisse tsooni. Aga selle sisemise tööga me tegelikult muudame seda minapilti, ehitame vundamendi nii tugevaks, et inimene jõuaks seda enesekindlust üldse kanda ja siis tegelikult sealt tuleb see muutus nagu suurem. Et ma ütleks jah, et kõigepealt tuleks aru saada, kes sa oled, mida sa tahad, mis sulle meeldib, mida rohkem infot sul on enda kohta, seda paremini sa tegelikult tead, kes sa oled, on ju, seda paremini sa suudad ennast riietada ja vastavalt sellele, mis toetaks sinu näiteks eesmärke ka, on ju, ja tegelikult siis kaob ära see tunne, et sa peaksid ennast kellegiga võrdlema või et sa peaksid kaasa jooksma mingite trendidega näiteks, on ju, et väga palju ma näen seda, et inimesed jooksevad nagu erinevate trendide vahel ja katsetavad kõiki asju. Ma ei ütle, et see on halb, aga kõikide asjadega ei pea kaasa minema, sest et see tekitab jälle seda müra taustal ja mida rohkem meil on seda müra, seda rohkem mahtu meil tegelikult ajus nagu kasutusel on mingisuguse nii-öelda jutumärkides ebaolulise peale, on ju. Et jah, et see sisemine töö on, ma arvan, kõige olulisem ja sealt tegelikult tuleb see edasine teadmine. Aga kuidas selle sisemise tööga alustada? Kuidas sa soovitaksid, et mis on see esimene asi, mida teha, et niisugust sisemist tööd nii-öelda enesekindlust kasvatada? Eneseanalüüs kindlasti, erinevad küsimused, alustada võib-olla sellest, et mis mulle meeldib, millised tegevused mulle meeldivad. Kui sa paned näiteks mingisuguse riietuse selga ja sa tunned, et täna on see päev, kus ma nagu säran täiega, kõik on hästi, mulle väga meeldib, siis analüüsi näiteks seda, et mis sulle täpselt meeldib seal juures. Või vastupidi, kui sa tunned, et paned riided selga, midagi ei tööta, ei sobi, mis sulle ei meeldi. Et tõenäoliselt seal on mingid väiksed detailid, mitte nagu kogu tervikpilt. Et mida rohkem sa analüüsid, seda paremini sa aru saad, mis sinu puhul töötab, mis ei tööta. Kui sa üksinda tunned, et on raske või sa ei oska kuskilt alustada, siis selle jaoks olengi mina, et ma saan tegelikult väga hästi aidata. Mul on olemas erinevad tööriistad selle jaoks, nii-öelda jutumärkides tööriistad, on ju, et kuidas ma siis aitan selle karakteri üles leida, kuidas ma aitan aru saada, milline inimene sa oled või milline sa tahaksid olla, on ju. Ja siis sealt tegelikult me saamegi juba edasi liikuda, et väga hea on jah, sihuke kas siis välistamismeetodit kasutada, et sa hakkad nagu mõtlema, mis sulle ei meeldi või siis teistpidi, mis sulle meeldib ja seda nagu analüüsima. Ja võib-olla ma soovitaks ka nagu kirja panna neid asju, sest et üks asi on see, mis me oma peas põrgatame kogu aeg, aga teine asi on see, kui sa paned paberile need või ma ei tea, kui kirjutamine ei meeldi, siis võib-olla kasutada mingit voice memo ja välja rääkida. Et siis tegelikult sealt on väga ilusti tulevad kohe välja kõik siuksed mustrid ja sellised nagu kitsaskohad ja head tugevad küljed ja et see on ja kuulata kindlasti ka, mida teised sinu kohta räägivad. Aga kuidas kujundada garderoob nii, et iga hooaeg ei peaks seda välja vahetama? Ma arvan, et see algabki sellest, et kui sa tead, mis sulle sobib, mis on sinu kehakuju, mis värvid sind näiteks panevad särama rohkem, siis tegelikult sa saad neid asju ju kogu aeg uuesti kanda. Ja mis võib-olla ma näengi, inimestel on puudu sellest natukene nagu loovast poolest ja ühest küljest ma saan aru, et meil on kogu aeg nii palju tegevusi ja inimesed ei jõuagi lihtsalt nagu igapäevaselt mõelda selle peale.
aga tegelikult kui ma käin oma klientide juures, siis ma aitan neil panna, näiteks me võtame, ma ei tea, oletame seesama jakk, mis sul seljas on, ja võtame selle ühe jaki ette ja proovime sinna juurde erinevaid asju lisada, ilma et sa peaksid midagi muud välja vahetama, siis on ju, et võib-olla vahetame pükse või alumist otsa, aga ülemine jääb samaks, vaata. Ja tegelikult niimoodi katsetades ja testides tulevad väga hästi välja uued kombinatsioonid, uued värvikombinatsioonid, võib-olla mida varem ei oleks nagu ise osanud kokkugi panna. Et katsetamine on üks asi ja teine asi on see, et võib julgelt mulle kirjutada, et ma hea meelega aitan selles mõttes, sest et hea on ju kui keegi sul võtab nii-öelda selle koorma enda kanda ja aitab sul ära teha selle raske töö ja siis sina saad neid vilju pärast nautida. Kas sul on mingisugune kuldreegel, millest sa lähtud riietuste valimisel? Ma lähtun alati personaalselt inimesest, et ma kunagi ei tee seda, et ma võtaks enda stiili ja istutaks selle kellegi teisele, kui see ei ole temalik. Kui sa ütled, et sa tahad, siis loomulikult, aga mina ikkagi kaevan sinna sügavale, vaatan, kes sa tegelikult oled, mis sulle võiks sobida ja siis ma alati toon natukene selliseid võib-olla ka mugavustsoonist välja nüansse sulle sinna üllatuseks juurde ja siis tegelikult sealt nagu koorub see välja. Et ma saan üsna hästi aru inimestest, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi ja kehakeel ütleb väga palju ka. Aga mis on sinu lemmikviis, et nii-öelda garderoobi värskendada ilma mingite suurte lisakulude tegemisteta? Aksessuaarid. Et nendel on väga suur jõud. Aksessuaaridega sa saad tegelikult korda saata selliseid asju, mida sa võib-olla ei kujutaks ette isegi. Et põhimõtteliselt ongi, et me võime täpselt seesama outfit, mis sul on, muudame aksessuaarid ära, lisame midagi väikest juurde ja see kogu look muutub hoopis teistsuguseks. Et proovi teinekord, see on väga üllatav ja ma ütlen, et inimesed on nagu, kui nad näevad seda enda peal, et siis nad on tegelikult heas mõttes šokeeritud, et kuidas see võimalik on, et tegelikult nii väikeste asjadega saab nii palju korda saata. Et jah, aksessuaaridele võiks rõhku panna. Ja mis on see suurim viga, mida inimesed näiteks teevad? Kas see ongi, et aksessuaaride puudumine või on seal veel midagi, mis võiks nagu olla? Ma arvan, et võib-olla suurim sihuke, ma ei tea, kas nüüd just viga, aga probleem, mis eriti naiste puhul ma näen, on see, et tahetakse liiga väikseid suurusi kanda, et mahtuda kuskile raami. Aga tegelikult keegi ju, kui ma sind praegu vaatan, siis ma ju ei tea, mis suurus riided sul seljas on ja ma ei näe, mis seal sildi peal on. Et inimesed kardavad justkui seda numbrit, et nad vaatavad poes, et ma ei tea, oletame, et ma olen S-suurus on ju, ma pean olema see sama suurus, ma ei võta M-i. Ja tegelikult, kui riia liiga väike, see paistab kohe välja ja inimesel on ka ebamugav olla. Rüht muutub kohe, et selles mõttes jah, ma soovitaks vaadata kauplustes sellise pilguga, et kas sul on mugav, kas kuskilt kisub, pitsitab, istub halvasti ja siis alles vaadata seda suurust. Et mugavus tegelikult on number 1 ja kui sul on mugav, siis sa ei mõtle kogu aeg alateadlikult selle peale, et sul on kuskil, ma ei tea, mingi püks pigistab, on ju. Et ma arvan, et see on üks nagu probleem, mis päris tihti, mida ma näen. Aga kas võib ka olla seda, et kas ühest nii-öelda sorti stiilist võiks vahepeal nagu vahetada just, et ongi, et sul on mingi oma stiil kujunenud, kas mingi aja tagant võiks seda muuta näiteks? Loomulikult, inimesed muutuvad ju ja samamoodi ka stiilid ja see, kui sa tahad katsetada erinevaid stiile, see on väga okei. Et ma julgustaks kõiki selles mõttes testima, sest et kui sa ei testi, siis sa võib-olla ei saagi aru, mis sulle tegelikult meeldib. Et vabalt võib vahetada, aga samas saab ka kasutada samu asju, mis sul juba olemas on, et see ei tähenda seda, et sa pead vahetama terve garderoobi välja, et sa saad samu asju kasutada, lihtsalt stiliseerida neid natukene erinevalt. Ja siin tulevad jälle mängu need aksessuaarid, nagu ma ütlesin, et nendega saab tegelikult väga palju ära teha, sest et riietus kui selline on minu jaoks tegelikult baas. Ja sinna peale ma hakkan ehitama siis erinevate väikeste nüansside ja nippidega seda nagu karakterit. Kas sul on mingi riidese kapis, mida sa nii-öelda ei vahetaks välja? Et kui ka kõik muutub, et kas midagi on, mis alati sinna jääb? Minu väga suur sihuke nagu minulik asi on peakatted, et igasugused kaabud ja sellised asjad, et ma väga tihti kannan neid, et võib-olla need oleks siuksed asjad, mida ma pigem ei vahetaks välja.
ja teine asi, pintsakud. Et see on niisugune hea lihtne, viskad ükskõik mille peale ja tundub kohe selline nagu välja peetud. Aga kas sul on öelda lõpetuseks midagi kuulajatele, et nad läheks praegu oma garderoobi juurde ja mida nad võiksid seal teha? Ma arvan, et võikski seda eneseanalüüsi teha, et vaata oma asju sellise pilguga, et kas need tegelikult pakuvad sulle rõõmu, kas need vastavad sinu kriteeriumitele, mõtle, mis on need märksõnad näiteks, mis sinu jaoks on olulised, et noh, on see mugavus, on see, ma ei tea, luksus, on see väljanägemine, et mis iganes need märksõnad sinu jaoks on. Ja siis vaata need asjad üle, et kas need vastavad nendele märksõnadele. Ja tihti on see, et me näeme teiste seljas ägedaid asju ja me tahame neid endale, aga näiteks need ei sobitu meie elustiiliga. Et kui minu elustiil on näiteks selline, et ma olen, ma ei tea, töötan kontoris, käin hästi palju kontoririietes, aga keegi, kes on kodusem, töötab kodukontoris, siis tema peal ju ei tööta need asjad, on ju. Et siis mõelda nagu sellise kriitilise pilguga, et kas need nagu minu elustiiliga ka läheksid kokku. Aga aitäh tulemast! Aitäh kutsumast! Et ma arvan, ka kuulajatele olid väga head tähelepanekud, mida siit kaasa võtta ja aitäh ka teile ja näeme juba järgmises episoodis.